jaoks hakkas ralli kõigepealt nagu kõigi jaoks keeruliste oludega, et see reaalsus, mis stardihetkel ilmastikuga oli kardinaalselt teine, mis kirjutamise ajal. Ja meil konkreetselt esimesel katsel kohe juhtus niimoodi, et kojamehed jäid esiklaasi reklaami taha kinni ja katse lõpuotsas olime nii hädas, et nähtavus oli ikka nulli lähedane ja läks täitsa kojamehed läksid katki, aga tundus, et kõik kiiremad kaassõitjad ka startisid rahulikumalt ja mingid hullu aja kaotust ei olnud, aga ilm muutus ja keerulisem koht oli jälle kolmas katseõhtu, kui siis lakkas töötamast auto puhur, mis esiklaasi peale sooja puhub ja veeolud olid nii suured, et no ma ei mäleta, kuna nii suure vihmaga läks üldse sõitnud, et tõesti oli keeruline ja siis läks ikka klaas nii uduseks, et pidime ikka täitsa mitu korda seisma jääma katse peale, aga selles mõttes oli väike pettumus esimene päev kindlasti, et kaotasime selle 2 apsupõhtu päris palju aega. Ise mõtlesin, et keerulistes oludes tegelikult oleks alati hea võimalus kohe mingid vahed sisse sõita, aga läks nii. Tegelikult tempot tegi ka Georg kogu aeg algusest peale, et eks me sõidame ikka Georgi järgi ja võrdled ju aega temaga, et kui sa suudad sõita Georgi ja temaga samas tempos, siis on oma klassi autodega juba lihtsam, et me nagu orienteerusime selle järgi kogu aeg. Ja kui vahed olid katsetel väiksed, siis oli nagu Koigiga ka korras, aga Priit tegi vaieldamatult väga hea soorituse ja kuna Georgit siin tabas nüüd tehniline aps, siis ilmselgelt oli see kohe meie vaheline võidusõit ja vahe oli sellel hetkel suhteliselt väike, äkki 10-11 sekundit, et me tegime sellise otsuse, et tegelikult surusime see ring. Mõtlesime, et midagi ära ei anna ja üritasime sellest 10 sekundist teha umbes 20 sekundit ja seega õnnestus. Eks viimasel ringil oli juba rahulikum vastu minna, et see oligi selline plaan, et ei peaks kõike jätma viimasel ringile. Me tulime suht enesekindlalt võistlusele vastu reedel, et sai enne seda tehtud mõistlik test ja saime seal huvitavaid seadeid proovitud ja reedel esimene pool oligi täitsa mugav, aga teine pool, kui hakkas korralikult juba sadama päeva viimased 2 katset, siis tõmbas mind nagu pisut hellaks see tempo ja ma nagu pigem hoidsin autot, et kindlasti nagu lõpuni tulla, sest meie nagu kogu eesmärk oli tegelikult kindlasti lõpetada ja võimalusel siis poodiumil, sest et Rally Estonial me saime kahjuks 0 punkti mõlemalt päevalt ja see oligi põhieesmärk, et ehk siis meistrisarja arvestuses ikkagist ennast pisuke ettepoole upitada. Aga laupäeval hakkas meil kenasti pihta ja ma arvan, et nüüd ralli viimasel poolpäeval saime ennast kenasti tööle. Et kahjuks just selle teisel poolpäeval, et siis oli juba Jeetsna pisut ennale aja sisse sõitnud, et selles mõttes ma arvan, et üks põnev võistlus oli Jeetsiga, et meil oli ikkagist lahing ikka täitsa 0 kohtadega katsetele, et see on alati äge, et see kuidagi toob, ennast paneb rohkem üritama ja tahta nagu maksimumi, et selles mõttes ma arvan, et igati võimas ja äge võistlus oli meile mõlemale, ja õnnitlused muidugi Jeetsile. Ralli hakkas ikkagi pihta meil reedel, et see reedene päev oli päris niisugune viimane ja ma arvan kõigile päris hea raske sõita. Vett tuli palju, väga libe oli. Tihti peale pidid ikkagi autos nagu reisija tunne tuli peale, et juhitavust ei olnud. Tänane päev oli kuiv, olid poriloigud. Ütleme, tegelikult oli väga mõnus, et täiesti niisugune mõnus rallipäev, et sai suure hooga sõita ja nauditavad katsed. Sõitsime suhteliselt niisugust kindla peale, et riske ei võtnud ja ütleme ikka kindla peale sõit oli. Eile tegelikult meie jaoks algas päris okeilt, et meile vihmaga tegelikult meeldib sõita, aga ainuke asi oli see, et me ei või kasutada vihmarehvi, kuna meil Junior Challenge sarjas on üks rehv kõigil sõitjatel ja siis natuke oli keerulisem, aga ma arvan, et me saime hästi hakkama. Ja tänane päev, eks teine päev oli väga hea, et me võitsime selles mõttes pingevabalt ja ilma riskideta, et tegime lihtsalt oma sõitu ja nautisime. Rapla ralli hakkas pihta suht tummiste katsetega. Esimene läbimine oli täis üllatusi, tutvusime oludega. Väga palju pinnase muutuseid, väga palju gripi muutuseid, oli väga keeruline. Ja teine ring siis tuli meil korralik vihm ja sadu.
mis meie jaoks tegi elu päris põrguks. Selle aja peale olid pidurdusmaad kõik ära lihvitud, vesi peal ja väga-väga keeruline oli meil sõita. Ja takatipu veel siis lõpetas kojamehed töö, et sõitsime suht pimesi, mida võib-olla isegi ei oleks tohtinud teha. Aga kuidagi kannatasime ära ja saime tolle eilse päeva sõidetud. Ja tänavune päev, uus päev, päike paistis, ilm ilusam, tuju parem, kõik oli nagu okei. Läksime hommikul välja, meie klassist küll siin kahjuks Niinemes, kes oli meist oluliselt veenvalt kiirem, et keda üldse ei proovinudki püüda. Küll mingi auto rikka tõttu sõitis välja rajalt. Ja Ukareedal olid ka tehnilised probleemid. Ja siis meil seal jäigi võidusõit Aruga ja Absoloniga. Absolon lõhkus ka vist auto kuidagi seal ära, et siis me jäigi Aruga võiklus ja siis ma üldiselt nagu Aru tempot kontrollisin. Kuigi eelviimasel katsel ta nagu tegi korraliku üllatuse, et sealt ma nagu nii suurt aja tagasi sõitmist ei oodanud. Mis pani nagu viimaseks katseks päris nagu siukse huvitava pinge, et pole ammu siukest ägedat judinat seest tundnud, et siis seal me pingutasime ka. Ja kuidagi saime jagu. Ütleme, eile oli selles mõttes siuke vähe tihedam võidusõit, et oli Keiro Orgus oli ka üsna kiire, et üsna sekundis, siis olid need libedad olud ja täna hommiku me alustasime parema hooga ja siis ta katkestas ära ka ja siis oli üsna suur vahe, aga üritasime ikkagi siukest kiiret hoogu hoida, ja võrdlesime siin BMW-dega aegu ja noortega, et lihtsalt hoog üleval oleks. Esimene katse oli kindlasti väga selline triki ja veits natuke aega harjumiseks, et pole 2 kuud nüüd sõitnud üldse selle autoga, aga kohe esimesest katsest tegelikult aeg oli väga hea ja tunne oli hea. Aga eks eilse 3. katsega sai see asi juba paika, et seal väga suure võidu sai võetud, et jah, seal oli üks selline moment, kus ei uskunud, et nii suur vahe tuleb, aga tuli. Hoog oli väga hea, et võitsime 11 katset 12 siis kokku, et ega otseselt hoidmist ei olnud, aga ega suurt riski ei hakanud võtma. Eilses siis alustada, et eks olud olid kõigil ühised, vihma sõdas kõvasti. Ütleme, esimesed katsed võib-olla ei olnudki esimene 2 läbimist, aga ka 3. ja 4. siis olid nagu väga keerulised. Aga õnneks nagu kõigile ühed ja ega ei olnudki, siis lihtsalt eile tuli ellu jääda. Ja mitte väga suuri mingit vigu, et meil seal õhupuhasti sai märjaks, sellega seoses ikka tagasilöögid mootoris, aga ei, kõik korras. Hommikul tegime väikse puhastuse ja töötas kõik. Mis taktikaga täna läksite? Läksimegi seda vahet vaikselt kasvatama ja siis kuidas tunne on, et siis lõpus need 2 viimast või ütleme see viimane katse ja siis 10, et see oli niisugune hea sujuv kiirehooga sõit, et seal siis vaadata, kuidas üldse on. Et selle mootoriga siis nüüd esimene ralli ja lihtsalt vaadata, kuidas saab.